tere tulemast stuudiosse, stuudios on tore ja kõigile väga mõnusat koolivaheaega. Koolivaheaeg on juba mõned päevad peal olnud ja no ma ei tea, ma tahaks õudselt küsida, mis teie täna teete koolivaheajal ja nii edasi, aga ma ei saa. Ja sellepärast on mul väga hea meel, et mul on külalised, kellelt ma saan seda küsida ja kohe küsin ära ka, et kus teie olete ja kes te olete ja mida teie näiteks koolivaheajal teete? Tere ka minu poolt. Mina olen Liis, olen Tallinnast, Pääsküla koolist ja koolivaheajal natukene teen tööd ja siis sõidan Saaremaale puhkama oma vanematele külla. Tööd koolivaheajal? Mis pärast tööd on vaja teha koolivaheajal? Aga õpetajatel vist ei ole päris nii või kuidas see käib? Jah, õpetajatel on koolivaheajal ka ikka vaja natukene tööd teha, et meil on siin mõned koolitused näiteks, et otsapidi koolis ma natukene tegelen ka siukse haridustehnoloogi tööga, ehk siis juhendan meie kooli õpetajaid ja viin läbi nendele digikoolitusi. Ahah, ja see tuleb ära teha nüüd koolivaheajal? Just, sest õpilasi ei ole. Siis saab rahulikult teha. Rahulikult toimetada, ja. Hästi. Nii, ja sinu kõrval on õpilane. Jah, tere. Olen ka Tallinna Pääsküla koolist. Aleksandra olen. Ja mida mina teen vaheajal? Ma arvan, et väga palju midagi toredat. Lähen Pärnusse sugulaste juurde. Varsti on ka Halloween tulemas. Nii, et siis teen väikse peo sõpradega enda juures, et saaks sõpradega ka vaheajal olla. Et täiesti teine tegevus õppimisest. Just, vahelduseks ikka vaja. Jah, ja selleks see koolivaheaeg on ju mõeldud ka, et pead natuke vahet õppimisest. Teed mingit täiesti teist asja. Hästi. No mul on küll väga hea meel, et te siin saates olete ja tegelikult minu meelest Liis sinuga on niimoodi, et sinu jaoks on see oktoober ülipidulik kuu. See algas nii vägevalt, me kõik elasime kaasa, kes vähegi sind teadsid, sest et sina said vabariiklikult tunnustatud, kuidas see tiitel nüüd kõlas siis? Aasta klassijuhataja, issand kui uhke värk ja sina kuulutasid selle välja, oli nii. Me võime seda hetke korraks vaadata, meenutada. Sa oled sõbralik, ustav, humoorikas ja alati positiivne. Sinu juurde saab tulla ka kõigi isiklikuma murega ja helistada kas või hilja õhtul. Sa ei ole lihtsalt klassijuhataja, vaid ka imeline sõber, õpetaja ja kolleeg. Aasta klassijuhataja 2021 on Liis Enson. Palume lavale! Kõik sees väriseb hetkel. Aitäh! Aitäh, mu armsad õpilased, et te mind usaldate ja minu hullude mõtetega alati kaasa tulete. Aitäh, kallid lapsevanemad, kes te olete mind toetanud ja samamoodi minu mõtetega kaasa tulnud ja oma lapsi utsitanud. Aitäh, Pääsküla kool, et te pakkusite mulle seda võimalust olla klassijuhataja. See on nii äge lihtsalt, aitäh ja super. Aitäh kõigile põidlahoidjatele ja esitajatele, aitäh. Palju õnne! No kuidas oli siis? Kuidas see juhtus? Mis sa ise teadsid sa sellest midagi või? Ma teadsin, et mind sinna esitati, et kool mind esitas, seda ma teadsin, aga rohkemat ma ei teadnud, et ilmselt seal taga vist olid ka mõned teised inimesed, ja kui see uudis tuli, et esmaselt, kõigepealt ma siis sain teada selle, et ma sinna nii-öelda nominentide hulka sain ja ega ma rohkem ei teadnud, et keegi ju ei öelnud, et sina nüüd saad laureaadiks või et sa võidad või midagi, et selles osas ma pidin veel küpsema ja ootama, et mis siis saama hakkab.
ja teada sain ma siis, kui Aleksandra astus lavale, et siis oli väike siis vihje. oli juba niimoodi, et jah, et ega ma ei oodanud tegelikult, et ma olen ju ka ise tegelikult suhteliselt roheline, aga seda suurem võib-olla oli see rõõm, kuna toodi välja ka selles mõttes noorõpetaja, et ei ole alati nii, et sa pead eluaeg rügama, et keegi sind märkaks ja alles siis sind välja tuuaks, et võib-olla niisugune innustus ka kõigile teistele noortele ja värsketele õpetajatele, et tasub panustada südamega ja ei pea ootama 20 aastat, et keegi märkaks seda, mis sa teed, et mitu aastat sa oled siis olnud klassijuhataja? No tegelikult ma arvan, et kas 5. aasta nüüd või, et ma olen tegelikult esimest korda klassijuhataja, et ma tulin oma klassiga tööle Pääsküla kooli, et nemad tulid esimesse klassi, mina tulin Pääsküla kooli tööle ja 5. klassis me siis saime kokku, et tegelikult mul on täitsa nagu esimene ring aga ma arvan, et millega sa silma jäid siis? Ma ei tea. Mida siis märgati? Sa ütlesid, et vaata ei pea pikalt töötama, et märgata, aga mida märgati? Mis sa ise arvad? Ma arvan, kuidas sulle tundus? Et ma ise olen nagu alati mõelnud, et kui ma seda tööd teen, et mul endal oli nii äge põhikooliklass, kui ma koolis käisin ja meil oli nii tore ja me olime siuke üks meeskond, et kui keegi tegi pättus, siis keegi ei andnud su nime välja ja me nagu selles mõttes, kui tegime midagi ägedat, siis me alati tegime kõik ägedat koos, et mul on sellest nagu nii soojad ja toredad mälestused, et ma arvan, et ma läksin ka selle mõttega ise, et kui minu lapsed ühel korral lõpetavad, et siis nad mäletavad seda põhikooli aega sama soojalt ja sama mõnusalt, ja nagu igatsevad seda alati tagasi, et meil oli nii tore ja äge ja et ma ise ka tunnen, et ma ikkagi väga palju olen selles mõttes pühendanud sellesse, et meil oleks üks meeskond, et me kõik tunneksime, et meil kõigil on hea koos olla ja koos koolis käia ja et koolis oleks tore. Aleksandra, Liis on sinu õpetaja. On. Noh, mis peab olema ühel heal klassijuhatajal? Et ta oleks hea klassijuhataja, aasta parim. Tegelikult ma isegi ei tea, kas nagu peab välja tooma, ta lihtsalt kuidagi on selline omapärane, aga samas nii tore, nii armas inimene, alati olemas, et saab teda võtta nagu ühte sõpra. Ta ei ole selline nagu õpetaja, et appi õpetaja tuleb, vaid jess, õpetaja tuleb. Vau, see kõlab nii vägevalt praegu. Jess, õpetaja tuleb. Minu arust on ta tõsiselt väga imeline inimene ja ma olen väga õnnelik, et ta selleks aasta klassijuhatajaks päriselt sai. Täiesti õigele inimesele läks see. Ma olen sinuga ka täiesti nõus, et uhke kohe oli kuulata. No nii, aga siis klassijuhatamine, üks asi. Koolis on ju palju tööd, on ju. Sa teed seal veel mitut erinevat asja ja tegelikult mitte ainult koolis. Nii, sinu teine pool, osa sinu südamest on täiesti noorsootöö valdkonnale antud. Sa kuulud Eesti noorsootöötajate kogusse, sa, ütle nüüd, mis see teine asi oligi? Haridus. Ja sa töötad Haridus- ja Noorteametis, nii et mis sa seal teed või kuidas see juhtunud on niimoodi? No tegelikult ma ju kooli tulin ka noorsootöötajana, et koolis minu täistöökoht oli üldse huvijuhina, et ma ei läinudki üldse õpetajaks ja õpetajaks ma sain niimoodi juhuslikult, et mulle pakuti, et minu klassi siis algklasside õpetaja pakkus ja et võta minu klass üle, et hakka nendele klassijuhatajaks. Alguses ma põiklesin ja jooksin eest ära ja ei olnud üldse valmis selleks, sest see tundus päris selline suur ja vastutusrikas kohustus, aga nüüd ma mõtlen, et ma olen ülitänulik talle, et ta ikkagi minu puhul alla ei andnud ja ikkagi lõpuni läks sellega, et ma klassijuhatajaks hakkasin. Ja õppinud ju ma tegelikult olen ju noorsootööd, et ma olen noorsootöö magister, et see on olnud alati minu selline kirg ja ma arvan, et võib-olla see on ka üks selline väärtus või selline, mis mind on nagu toetanud ka klassi juhatamise teel ja üldse
ka Tore ringis, et just see mitteformaalne õppimine ja natuke teistmoodi lähenemine üleüldse õppimisele, et alati ei pea ju olema see paber ja pliiats, vaid õppida saab ka mängides näiteks, et just nagu see mõte, mis noorsootöö mul andnud on, et see võlubki sind selle noorsootöö juures kõige rohkem. Ja, et ma saan nagu, et ma ei pea hindama neid lapsi ja ma ei pea või noori ja ma ei pea nagu nende eest kõik ära tegema, et pigem ma nagu lähtun sellest, et meil on noored, nendel on ideed, nendel on mõtted, nendel on oma arvamus, et teeme siis seda, mis nad tahavad teha ja samamoodi ma saan ju koolis ka toimetada niimoodi, et ma ei pea ju selles mõttes küsima alati või nende eest mõtlema või nende eest kõik ära tegema, et siuke noorsootöö põhimõtted on need, mis mind on tegelikult nii koolis kui üleüldse noortega töös mind saatnud. Uhke kuulata. Äge pole, et sa oled need kaks asja niimoodi omavahel nii eriliselt põiminud. Nagu silmapaistvalt kohe. Võib-olla see on ka üks asi, mis näiteks äkki nagu teeb selle klassi juhatamise lahedamaks teistmoodi ja et õpetaja tuleb. Kuigi ei tea, sa tõid juba sisse Tore ringi. No loomulikult, sa oled üks väga äge, värske, tore juhendaja meil, selles mõttes värske, et eelmise õppeaasta lennuga lõpetanud. Ja lähme siis korraks selle juurde ka. No mis pärast sa läksid sinna? Miks sa tahtsid Tore juhendajaks hakata ka veel? No Torega võib-olla siuke tõsisem minek sai alguse siis, kui Aleksandra meie kooli tuli, kuna tema oli ju meil kogenud Tore ringi ja Torekas olnud varasemalt. Tõesti, ja Aleksandra, nii, ma kohe küsin vahele, mis asja see tähendab? Kus sa olid Torekas? Tegelikult olen ka eelmistes koolides käinud, mul on hetkel 3. kool, et eelmises koolis Tore ringis juba olen käinud. Et siis, kui ma siis Pääsküla kooli tulin, siis see kool kohe juba tundus selline tore ja siis ma läksin küsisin Liisi käest, et kas meie koolis on selline ring olemas. Ütles, et ei ole, aga väga sooviks sellega tegeleda. Ja nii siis võtsime kõik koos kätte ja tegelesime sellega. Et tegelikult see Tore ringi nii-öelda tegemine, mina võtsin enda selle loovtööks koos kahe oma klassikaaslasega. Et siis niimoodi see lõpuks ometi ka on Pääsküla koolis. Jumal küll. Ta kuula ja imesta, tead. Nagu üks noor lihtsalt tuleb ja tõukab nii kaua takka, et ongi koolis. Vaat seda lugu ma teie puhul ei teadnud üldse. Kuidagi nii äge on kuulata. Nii, aga siis te saate ju mõlemad öelda, siis sina saad näiteks öeldagi, et miks, et okei, sulle tundus, et tore kool, et siin võiks olla, aga miks täpsemalt või mis see sinu kogemus oli siis eelmises koolis ja mis see Tore ring sinuga tegi, et sa tahtsid seda edasi kanda teise kooli ka? Et kuidas ma ütlen? Ütle otse. Nii nagu on. Just, Tore ring oli selline asi, mida Viimsi koolis ei olnud nagu sellist asja, et keegi käis nagu klassides ja nagu utsitamas nii-öelda väga. Et Tore ring lihtsalt räägiti, et see meie koolis on. Ma mõtlesin, et päris lõbus asi, et mul niikuinii peale kooli mitte midagi teha ei ole sellel päeval. Miks mitte lähen vaatan, mis see on. Siis sain teada, et kui sa seal ära käid, siis tegelikult on see väga hea sulle tulevikule. Et siis mõtlesin, käin seal, olen seal. Sain aru, et see on üks väga äge koht. Ja jäingi lõpuni välja, et kahjuks kukkusid päris paljud ära sealt, et mina jäin ja mulle tõsiselt meeldib see asi. Ma tean, et mul on hästi palju tuttavaid, kes on Tore ringis ka oma koolides. Ja kõikidele meeldib see. Minu arust see on mingisugune asi, mis tõsiselt kõikidele meeldib. Ja mina ka sellel ajal olin veidi selline, kes inimestega väga hästi läbi ei saanud. Mul olid kuidagi teised mõtted ja nägin maailma natuke teistmoodi. Aga läksin sinna Tore ringi ja seal olid sellised minu moodi inimesed ja sain endale väga palju uusi sõpru tuttavaid juurde. Ja siis selle Tore ringiga tegime väga palju ägedaid asju Viimsi koolis. Et Viimsi koolis see kogemus oli? No jaa, nii, aga nüüd te olete Pääskülas. Mis te seal siis teete? Kuidas teil läheb see praegu Tore ringiga?
juhendaja saab öelda äkki mõned sõnad? No sügisest nüüd me läksime teele. Minu tublid noored, kellega me seal koolitusel ka käisime, 3 tükki on mul neid, hakkasid siis 6.–7. klassides nii-öelda reklaami tegema, et meil on siuke äge võimalus tulla tore ringi. Mängisid seal natukene, käisid ka õpetajatele rääkimas ja õpetajatega mängimas, et näidata ka õpetajatele, et see on siukene äge tore ring, et kuhu tasub oma õpilasi saata. Ja nüüd on meid juba peaaegu 20, et meil on täitsa hästi läinud, et oodatust isegi rohkem on meid, et siuke paras väljakutse, et kuidas siukse suure grupiga toimetada. Ja mulle tundub, et täitsa töötab ja täitsa läheb väga hästi, on ju. Et mulle endale ka väga meeldib, et kui ma enam nii palju koolis ka ei ole, et ma käin 1 kord nädalas nüüd ainult koolis, et siis see on nagu see koht, mida alati oodata, et üks asi on klassijuhataja tund, mida ma väga-väga alati ootan, ja teine on siis see tore ring, kus siis tunned, et kui sa õhtul koju lähed, et siis oled kohe niimoodi energiat täis ja inspireeritud ja siukene üli mõnus tunne on, et siuke soe tunne tekib kohe, et jess, et midagi on nagu päriselt ka nagu jälle korda läinud. Ja. Ma ei tea, ma usun, sa suudad praegu formuleerida selle mõtte, aga kasutame sellist võimalust hetkel. Aasta klassijuhataja ütleb praegu kõigile, kes on mõelnud või satuvad tore kanalitesse nägema, et mingi selline asi on olemas. Kõigile kooli inimestele, miks peaks üks kooli inimene selle tore süsteemiga tutvuma või sinna koolitusele minema või seda tüüpi tööd tegema. Mis see asi on, mis see töötab seal? Sa ütlesid just välja, töötab, on ju, aga kuidas sina ütleksid inimesele, kes midagi ei tea? Väga hea küsimus. On hea, need mul tulevad hästi välja. et võib-olla, mis see üks asi seal on see siukene nagu turvaline tunne, et kui sa seal oled, et mis on nagu noored on ka välja toonud, et siin on nii hea ja turvaline olla, et sa saad kuidagi vabalt ja mõnusalt olla, et kõik kellega koos sa seal tore ringis oled, et kõik ongi kuidagi nii toredad ja siukene toimub selline võib-olla siuke vabanemine, et sa saad koos turvalises keskkonnas õppida, et tegelikult ju kool ongi see koht, kus me ju tahame, et lapsed kasvaksid, areneksid, õpiksid, aga kas see peab alati olema siis õpikusse õppimine, et tegelikult saab ju teistmoodi, et pakume siis võib-olla oma noortele ka seda võimalust, et tuleme kokku, mängime, arutame, käsitleme selliseid tihti võib-olla ka keerulisi teemasid koos nii, et meil on turvaline, hea ja samas, kui ma lähen sealt minema, et siis mul ongi nagu, et ma tunnengi, et ma olen nagu natukene kasvanud, samas mul oli nii tore ja ma tahan järgmine kord jälle tulla tagasi, et alguses võib-olla on natukene hirmuäratav, et nüüd peab hakkama midagi läbi viima ja ma pean minema koolitusele ja see koolitus võib-olla on päris pikka, et kus ma selle aja võtan ja kus ma selle aja leian, aga mis võib-olla seda väärtust või seda kasvatab, on see, et mis meie teine juhendaja Liisi ka on välja toonud, et nii äge võimalus oli, et temal ei olnudki ennem nii, et ta on käinud noortega koos koolitusel ja et ta ise on koolitusel osaleja ja noored on ka, et tema tavaliselt on ju, et koolis õpetajad on alati klassi ees, et me ei saa nagu katsetada koolis seda formaati, et me koos õpime, me koos arutame ja käsitleme sarnaseid teemasid, et see võib-olla on ka siukene äge uus kogemus kõigile uutele juhendajatele, mida võib-olla ma soovitan ka proovida, et see formaat hästi ka töötab, et see nagu võib-olla teeb lähedasemaks nii neid õpetajaid ja noori ja samamoodi ju ka seal ringis me ju kõik oleme tegelikult, et mis sest, et mina seal nii-öelda olen see juhendaja ees, eks ju, et tegelikult ma olen ju ka seal ringis ja jagan oma mõtteid ja kogemusi ja et see on siukene võib-olla jah, selline teistsugune väärtus, mis hästi palju nagu noortele ka läheb korda ja nendele õpilastele, kes seal osalevad, et on nii vist või? Tahad midagi lisada? Sina võid ka lisada muidugi, sest sinul on nüüd selline kogemus ju, et sa olid küll Viimsis ringis, aga siis siin koolis sa olid see noor, kes läks juhendaja väljaõppesse kaasa koos juhendajaga.
et mis sa selle kohta oskaksid näiteks öelda, välja tuua? Et mida see veel tegi või et? Mulle väga meeldib mänge teha ja minu arust see on üks väga hea võimalus, kus ma saan ka teistele noortele neid asju teha. Ja mulle meeldib siuke rääkimine, et kui Viimsi koolis ma olin see ringis, kes nii-öelda kuulas, ütles midagi kaasa, siis nüüd ma saan olla ka veidi see, kes rääkis ja teised kuulavad mind nagu niimoodi rohkem. Sina said endale nagu väljundi, tegutsemisväljundi ka, nagu sammuke juba edasi. Et sa olid selle kõik ise juba läbi teinud ja nüüd sa saad veel olla selline eeskujulik ja oma kogemust jagada. Et meil igasugu mõtteid tuleb kõik koos, tulevad kõige paremad mõtted. Et kui ma mõtlen, mida me seal Viimsi koolis tegime, ma saan mingisuguse mõtte välja tuua ja lõpuks sellest areneb midagi, millest tuleb hoopis midagi paremat. Et minu arust on see hästi äge, et ma juba tean midagi ja siis ma toon sellega Pääsküla kooli, meie tore ringi. Nagu näiteks mõned mängud, et vahepeal Liisi ei olnud ja siis tegin mina mingisuguseid mänge näiteks. Et minu arust see on hästi äge. Et see on sinu enesearengule ka on selline võimas teekond, jah? Just. Kohe räägid sellest nii veendunult, särava silmil ja mis sina kõik ütlesid, Liis, issa mul olid sellel hetkel, kui ma kuulasin sind, et see ihukarad püsti, et appiid ja tiivad ka kasvasid veel selga, kui hästi sa nagu jumalast täppi paned kõike või et see ongi normaalne tegelikult. Kes selle läbi teeb, see umbes niimoodi seda kogebki. See tundub alguses uskumatu, kui sa mitte midagi ei ole seda veel läbi teinud. On ju. Nii et midagi ei ole teha, tores peab kogema ja me oleme täiesti kogemuse peal põhinev. Aga siis ongi pärast seda on inimesed üliveendunud. Üliveendunud. Kui äge. Nii, aga nüüd, nagu te näete, me oleme siin selliste pallide peal täna. Et koolivaheajale omaselt selline hoopis teist laadi lähenemine ja meil on siin ümber ka pallid. Need on nüüd ühed uued tore vahendid, mis me oleme välja metoodilised vahendid. Et tore koolitusel kindlasti tuleb nüüd mitu pallimängu meelde, eks ole, mida kõike teha saaks jälle meeskonnaga. Mis teil kõigepealt meenub? Mul üks tuleb. Sina. Nii, kindlasti on üks äge pallimäng, mina nimetan seda nagu palliteekonnaks, et kus siis sul ongi see üks pall ja mida sa siis hakkad üksteisele viskama. Ja siis mina pean viskama järgmisele. No praegu ma saan sulle visata, on ju? Ja. Nii. Ja siis jõuab see pall lõpuks minuni tagasi. Ja vaikselt niimoodi viskame, veendume, et me ikkagi oleme kontaktis ka omavahel, eks ju, et ma sinust mööda ei viskaks palli ja vaikselt hakkab neid palle juurde tulema ja siis pall... Et kogu aeg ei viskan samale inimesele, jah? Just, et ja oled kogu aeg, eks ju, ka kontaktis selle inimesega, sest muidu läheb metsa. Ja siis tuleb palle juurde, jah? Ja siis tuleb palle juurde. Issakene. Ja lõpuks võib seal olla täitsa palju palle. Ja tegelikult on seal veel ka üks võib-olla siukene vimpka võimalik sisse visata, et näiteks, et seda nagu raskusastet tõsta, et siis seal lõpus on võimalik ka niipidi teha, et näiteks 3 palli lähevad ühtepidi ja siis see 4. pall, mis juurde tuleb, hakkab tagurpidi käima, aga samad inimesed, ehk siis sa pead nagu kogu aeg olema valvel, et kummale poole ma viskan seda palli. See kõlab nii lahedalt, seda me praegu proovida ei saa põhjusel, et meil oleks siis lihtsalt vaja rohkem inimesi, hetkel meil neid ei ole, aga kuidas sina nimetasid palliteekond? Palliteekond, jah. Võt, me teame, igaüks ju mõtleb isegi oma nimesid sinna juurde, juhendaja, mängud lähevad juhendaja nägu, et meie oleme kuulnud siin pallivabrikuna seda ja mis kõik veel võib tulla, et ole aga loov ja pane ise nimeni, on ju. Nii, aga kas on midagi, mida me saaksime näiteks teha ka siis, kui me oleme ainult 3? Äkki see küsimise mäng on? Mäletad me esimesel kohtumisel, kui me oma uute torekatega kohtusime, siis me tegime ühte pallimängu. Mina siis seletan ja Aleksandra siis mängib, jah. Et
Aleksandra viskab palli Marjule ja veendub, et Marju nüüd vaatab talle ilusti silma, et Marju on valmis ja küsib ühe küsimuse Marjult. Marju, kuidas su tänane päev läks? Ja mina pean vastama. Minu päev on täna läinud niimoodi, et mul on olnud päris palju tegevusi juba selleks kellaks, kui me siin istume. Et on tihedalt läinud. Ja siis mina viskan. Siis Marju valib endale uue inimese, kellele visata ja küsida. Ja antud juhul ma siis valin nüüd sinu ja küsin sinult, et kuidas sa teed enda juukseid lillaks? Mul on hästi äge juuksur Saaremaal. Yes. Ja, kes aitab mind. Äge. Ja siis nüüd sina järgmisele ja sedasi võib küsida igasugust huvitavad asju ja saab teada inimese kohta päriselt. Täpselt, et meie kasutasimegi seda esimesel korral selleks, et üksteisega rohkem tuttavaks saada, et kuna mängi on ka see vahend, mis aitab võib-olla natukene lõdvemaks lasta, kui sa esimene kord kohale tuled ja sa veel kedagi ei tunne ka hästi, et siis see on selline hästi hea meetod, et kuidas niimoodi lõbusalt ja turvaliselt lõdvaks lasta ennast ja saad hakata vaikselt nagu tõsisemate asjade juurde minema. Mis sa arvad, tore juhendaja ja puha, et kui sa sellised vahendid saad, kas sul tuleb pallide mänge juurde hakata mõtlema? Kas sul tuleks neid iseenesest juurde? Mis sa arvad? Kas need inspireerivad? Kuidas sulle tundub, Aleksandra? Ma arvan küll, et kusjuures meil eelmisel korral tuli jutuks ka, et meil see elevandikene, kes meil on ju, et elevant sai nime Ants, et me kutsume teda Antsuks, et me muudkui solgutame oma Antsu kogu aeg üles teise ja vahepeal ta kukub maha ka, et ja me mõtlesime just, et me peaks omale ühe tore palli muretsema, et vahepeal nagu Antsule ka natukene puhkust anda, et siis need samad pallid oleks ju üliägedad, et kas või takja ringis kasutamiseks, et võib-olla ka iseendale niisugust vaheldust pakkuda, et väga äge oleks, on ju. Ja siin on jälle see, et lase aga loovus valla, on ju. Et mul endal ka, kui mina selle nüüd valla laseksin, mul hakkaks kohe tulema. Ma tean juba. Mul juba hakkas peaaegu. Aga jätame kõigile teistele selle võimaluse ise mõelda veel ja mis me siis veel võiksime kokkuvõtteks öelda nüüd? Võtame kokku kuidagi. Mis me vaatajatele võiks öelda? Midagi koolivaheaeg veel kestab mõned päevad? Et ma arvan, et äkki siin kohal on selline paslik võib-olla natukene tuletada meelde, et sügis tuleb, ilmad lähevad külmemaks ja pimedamaks, et seda enam tegelikult me ju vajame üksteist ja sellist soojust ja valgust, ja üks selline võib-olla hästi oluline, võib-olla ka mitte väga raske asi, mida teha, on ju see, et kui sa nüüd peale vaheaega kooli lähed ja märkad inimesi enda ümber ja kes sulle vastu tulevad, et siis ütle tere näiteks. Naerata kellelegi, kellele sa pole mitte kunagi naeratanud. Ja tee kellegi päevilusemaks, on ju. Ja tasuta veel käes ka. Just. Mõtle oma enda küljes. Kogu aeg kaasas. Sa tahad ka midagi öelda? Mina ütleksin, käige õues, et kui kooli minna, siis hommikul ja peale kooli ju ikka käiaks õues, aga võib-olla mõnel rohkem õues käiku ei olegi kooli ajal, et pigem see vaheaeg, kui sul on terve päeva aega, siis mine õue. Praegu on küll tormine ilm õues, aga nii kaua kui tuul sind ära ei vii, siis ma arvan, et saab õue minna küll. Ja selline sõpradega olemine on ka kindlasti tähtis, et koolis on ju sõpru küll, kellega saad rääkida, aga vaheajal, et leiaksid ka ikkagi selle kellegi, et see suhtlus ära ei kaoks. Jah, ma nõustun teiega täielikult. Stuudios on tore ja kallid vaatajad, tulge järgmisel nädalal jälle, siis on meil uued külalised ja lehvitame nüüd koos.